Tänase meistrite nurga tarvis tulime materjali hankima Puumarketi Männiku kauplusest ja seda kahel põhjusel. Esiteks oli siia natukene lühem maa meil tulla seekord ja teiseks sellepärast, et Puumarketi Männiku kauplus on saanud täiesti uue välimuse ja ka uue sisustuse. Nii et läheme sisse, heidame korra pilgu peale, mis siin uut ja põnevat on ja loomulikult valime ka omale tarvilikku materjali. Nii, Puumarketist ma sain siis seekord neid ümarpulkasid, selliseid käpikesi, mida ma tahaks siis kasutada kõigi nende tööriistade, mis siin on, nende riputamisnagideks. No põhimõtteliselt võiks ju öelda ka, et no, mida sa ikka tembutad siin, pane kruvi seine ja küll ta läheb. Võib ka nii. Aga teisalt on see, et niisugused spetsiaalsed riputusalused igale tööriistale, see on natukene elegantsem, loob väikest töölusti juba ette. Ja teine asi on see, et kui me hakkame siia seintesse neid kruvisid nii palju keerama, võib tulemus olla selline, et varsti on sein, nagu oleks rähnid siin kallal midagi otsimas käinud. Nii et teeme spetsiaalsed alused ja mitte ainult, et ma torkan puupulga siia kuskile kapi seina sisse. Mõtlesin, et teen tõepoolest igale tööriistale spetsiaalse aluse ja panen siia puupulgad sisse, kinnitan seina. Vajadusel saab suhteliselt lihtsalt ringi paigutada neid. Ja esimesed tööriistad, mida ma nii-öelda ohvriks võtan paigaldamise harjutamisel, on murureha ja tavaline reha. Ja kui ma panen korra oma lauatüki siia vahepeale seisma, siis näete, see murureha tegelikult istub üsna hästi sinna ülesse. Serva peale ma saan teda kergelt kinnitada. Ja reha sobiks kuhugi siia. Nad istuvad üksteise peale üsnagi hästi, korraga neid ei kasutata. Võtame siit nii-öelda aluse mõõdu. Mul praegu pliiatsit käepärast ei ole, aga see pulk tundub olevat väga okei. Kuskile nii kõrgele, kui ma kinnitan, isegi veel saan kõrgemale minna. Et siis see peaks olema üsna õige koht ja visuaali järgi siis kuskil paar senti kummastki otsast puurin siia augud sisse ja panen riputuspulgad. Et asi korralikult paigas oleks, paneme siia otse peale natukene liimi ka, palju pole vaja ja koputame seda sisse. Hääle järgi oli kuulda, et läks tagant sinna, kuhu ta minema pidi. Ja nii nagu ikka nende tegemiste juures viimasel ajal teeb Eero niimoodi, teen ka mina, et võib tundub, me oleme väikselt võib-olla armunud liistunaela püstolisse. Kõik detailid, mida me paika paneme, teeme esimese kinnituse liistunaela püstoliga. Ta hoiab need asjad oma koha peal. Me saame vaadata, kas sobib või ei sobi. On lihtne ära tõmmata. Liistunael tuleb lauatükisest välja ja saame asja parandada. Nüüd aga enne veel, kui paika paneme, läheme tõepoolest hästi korrektseks. Võtame pisikese pihuööveli ka ja võtame siit sellel liistul niisuguse terava kandi maha. Selliselt. Nüüd proovime, kuidas meie tavaline reha siia peale istub. Ja väga hästi tihkelt istub siin kinni, kuna meil on selle kapil rattad all planeeritud on nii, et me saame sellega siin toimetada meistrite nurgas, aga samas ka vajadusel võib-olla sõita õue, siis mida tihkemalt ja hästi need asjad siin küljes püsivad ja paigal püsivad, seda parem meile.
Nii, ühele kõbladest tegime sellise 2 haruga klambri jälle ja paneme ta sinna üles nurka kinni. Natukene rihime taas silma järgi. Ma saan kontrollida ka nüüd, kuna esimene nael on sees, siis kuidas ta ripub. Sellel on väikene mängumaa, väga hästi jäi nurga sisse ja alt toetab ka välja. Nendel aiade riistadel on mõnes mõttes selline väikene probleem, et nende need esiosad võivad olla mingi kalde all, et nad oleksid oma töös efektiivsemad, aga see kalle võib tekitada meil probleeme nende paigutamisel. Siin sellega läks praegu õnneks. Teine nael sisse, kruvid tulevad hiljem, paneme ta paika. Kalle täpne, pikkus õige. Tööriist oma kohas. Ja 4 asja on nüüd paigas ning kui te tulete nüüd koos minuga siia töölaua juurde ja näete, mis mul siin veel ees ootamas on, siis selge see, seda tööd jätkub kauemaks ja nii nagu mainitud juba sai, et eks see töö käi selliselt, midagi saad paika, istud, vaatad, mõtled ja sätid uuesti.